Kohvrikaant kergitades avanes väga ebameeldiv ja häiriv vaatepilt. Keegi oli sellesse pakkinud surnud suure musta koera, arvatavasti Rottweileri, ja jätnud kohvri siis Mooni tänav 89 suletud prügikonteineri juurde vedelema. Ainus märk sellest, et peremees koerast vähegi hoolida võis, oli leinamärgiks kaasa pandud jõuluehe, aga see on ainult oletus. Mis põhjusel neljajalgne just sellise lõpu leidis, võib esialgu vaid kahtlustada. Eks lõplikku vastus annab lahang, et ega siin väga palju variante ei ole. Üks variant on loomulik surm ja inimene lihtsalt tõi ta siia prügikasti juurde, kuna maa on külmunud ja tal puudusid võimalused looma matta. Alati leiaks neid võimalused, kui tahaks. Teine variant on see, et tegemist on väärkohtlemisega, et võib-olla leitakse mingi noahaav või äkki looma mingit pidi mõnitamine või et ütleme, see asend tal väga loomulik nüüd ei olnud, et ütleme, koer reeglina päris niimoodi ikkagi ta ei sure, aga seda ütleb juba veterinaar. Et juhul, kui on tegemist väärkohtlemisega ja või mingi muul viisil ebanormaalse tegevusega, et siis Loomakaitse Selts kindlasti teeb politseile avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks. Et vaese looma saatus päris selge polnud, saabus sündmuspaigale politsei ning veidi hiljem ka inimene Tallinna loomade hoiupaigast. Surnud Rottweiler tõsteti autosse ja sealt hoiupaiga külmikusse, et arst saaks ta üle vaadata ja võimaliku surmapõhjuse tuvastada. Nagu Valner ütles, on õhus võimalik kriminaalasi. See on küll väga masendav. Eriti ette ei ole tulnud, ma olen nii vähe olnud veel sellel ametipostil, et pool aastat alles. Niuke asi on esimest korda. Ma ei tea, kas ta nüüd on külmade põhjus või on mingid muud mured. Ühesõnaga, miks niimoodi on tehtud, aga ega esialgu ei oskagi öelda, kuidas niuke asi on juhtunud. Kui levinud Eestis loomade prügikasti viskamine on? Õnneks väga levinud ei ole. Ükski normaalne inimene ei viska enda sõpra või lemmiklooma pereliiget prügikasti nagu prügi. Aga kahjuks pean tunnistama, et nii siin kui sealpool on ikka tuleb ette, et leiab prügikastist ka siis koera või kassi, et väga haruldane see pilt ka ei ole.